Et nii palju, kui ikkagi vähegi võimalus on, siis mina tahan küll oma perega olla selline elunautleja. Muidugi ei ole kerge, aga me siis nipitame ja kalkuleerime. Kui me lapsed olid väiksed tütred, siis me sulistasime basseinis, aga nüüd ja emme, kes käis massaažis, aga nüüd on asjaolud niimoodi, et tüdrukud on suureks kasvanud. Ja kõik mõnud, mida ma tahan endale lubada, pean ma korrutama 3-kordselt. Nii et enam ei ole üks massaaž, nüüd on 3 massaaži. Ja me mõtlesime, et ega ma ei taha sellest loobuda. Ma ei kavatsegi loobuda, ma ei kavatsegi alla anda, pingutan, kuidas pingutan. Ja nüüd on meil kodus suur põrsake, rahakassa ja igaüks paneb oma taskurahast või toidu korgist ülejäänud raha sinna kassasse ja see on massaažikassa. Nii et täiesti uus leiutis, manast peast kogume raha põrsasse ja igaüks paneb, daamid muidugi, ja olen ka märganud, et siis abikaasa härra on puistanud sinna salaja väikese paberrahakese isegi. Ja see mõte on selles, et kui meil on sünnipäev või tähtpäev, siis me peame alati saama kingituseks massaaži. Kõigepealt siis sünnipäeva lapsele kingituseks, aga emme ja õde külalistena peavad ju ka saama, nii et vähemalt tähtpäevad on meil siis 3 korda aastas põrsakene täitub ja meie tuleme spaasse massaaži. Ja täna on meil eriti tähtis päev. Noorem tütar on saanud 13 ja vanem tütar siis 15 ja täna nad siis tulevad esimest korda elus massaaži. Nii et ma arvan, nad juba eile ei saanud magada, nad oli tele peal, et täna säutsuvad siin ringi vaidlesid, ei, mina olen ennem või kes tahab varvastele, kes tahab peale, kes tahab kaelale. Aega vaatame, mis nad siis saavad. Mul on täna nii läbi see, ma olen esimest korda massaaži ja ma pole kunagi käinud ja ma kogu aeg räägin emale, et mul on seljavalud ja ma tahan kogu aeg minna ja ma loodan, et seljavalud lähevad ära. Ma ei tea, mul on ka esimene massaaž, ma ootan siukest hästi lõõgastavat midagi, kus ma saan äkki jään isegi magama vahepeal või midagi siukest midagi väga lõõgastavat. Aga ma ei tea, mul väga midagi karta ei ole. Ma kardan, et ma jään magama. Ma seda ei karda. Mina olen esimesena. Ma olen esimesena. Ei, kuule, sa ole mulle hessi võlgu, ma olen esimesena. Davai. Davai. Selge. Niimoodi läkski siis. Esimene kord tehtud. Ma ei tea, minu arust on väga mõnus, et EMS võtab meid igale poole kaasa, kui ta käib massaažis või siis, kui tal üleüldse on mingisugune tööüritus. See on nii lahe oma enda emaga niimoodi läbi saada ja et ta ei oleks mulle päris ema enam, vaid rohkem sõbranna. Ja siis see on tavaliselt on teismelised on siukesed, kes mingi paugutavad uksi ja kõrvaklapid pähe ei räägi oma vanematega ja mulle nii meeldib, et ma saan enda vanematega hästi läbi ja saan nendega rääkida. Ma ei tea, ma ei saa mitte läbi, aga mulle meeldib ikkagi rääkida. Mulle väga meeldib see, et tema võtab meid igale poole kaasa, et kuhu saab kõik, kuhu võimalik minna, ta võtab. Kuna seal saab, ma sain näiteks uus sõpru seal, näeme hot poisse ja ja see on nii tore. Ja ma ei tea, mulle väga meeldis see, et emme võttis meid täna just kaasa, kuna mul oli küll täna üritusi ja asju, aga massaažis oleme nii palju parem, et ma sain küll öösel hästi vähe magada, aga seal mul läks kohe silm kinni ja magasin ja see oli nii mõnus, et sinna läheks veel ühe korra, kas või homme või millalgi. Sa magasid massaažis ka ju jäid magama. Jaa. Oli nii lõõgastav, jah? Ma ei tea, ma tahaks sinna veel minna ja veel. Ma ei tea, sellest poolest tunnist oli juba isegi hästi mõnus, et selg on palju parem. Peotantsust oli seljavalud juba aastaid ja nüüd on palju parem. Pool valust läks ära. Mul on see, et ma tegelen tsirkusega ja olen seal õhuakrobaat, nii et mul on kätel hästi palju jõudu tuleb teha.
ja nüüd seal massaažis oli nagu nii mõnus, kui sai kätele ka nagu natukene ta tegi seljale, natukene õlgadele ja siis tegi kätele ka. Mulle väga meeldib see, et elamusspa annab meile selliseid võimalusi, et käia siin ja sellised ägedaid kohti oli ja mulle meeldib see, kuidas see nagu siin saab kõike teha ja siin 18+ alates nagu saavad vanemad eraldi käia. Lapsed säravad siin nagu mul ladvaõunad, aga tegelikult on kõige õnnelikum sellises situatsioonis ikkagi ema, mina. Sellepärast, et kes teab, kes elab teismelistega koos, lapsed tulevad koju, kõmm oma toa uks kinni, klapid peas, kes jookseb trenni, ühesõnaga omavahel mingit vestlust ju ei ole, aga kui me tuleme siia, me võtame selle aja, me lähme sauna, me käime basseinis, on talv, siis mullame ka bikiinidega lume sees, siis võtad selle veel massaaži ja tegelikult me oleme justkui nagu ilma riieteta, justkui nagu kiht on maha võetud, et me oleme kõik ühel tasandil. Ei ole enam ema ja lapsed, vaid me oleme nagu mõnusad sõbrannad, teeme naiste värki ja teed imeväel hakkavad lapsed rääkima sulle huvitavaid asju, mis on koolis juhtunud, mida nad mõtlevad, miks nad eile kurjad olid. Siis saan mina ka oma südant puistada ja siis on nagu kuidagi, see on nii helge, see on lihtsalt see on kõige suurim rõõm, tõmbab ka praegu pisar silma, kui sa saad oma tütardega teha naiste värki.